Ita Ever. Nii mõnelgi on hirm metsa ees. Oma osa on selles kindlasti filmil Nukitsamees. Teame, et kui liiga kauaks metsa jääda, siis läheb pimedaks. Ja tuleb Ita Ever. Ja siis ta naerab. Tere! Ajate tukka üles. Annan te taga. Tere! Veidi soojemalt naerab ta vanaemana Leopoldis. Kui inimene on sündinud 1. aprillil, siis on selge, et talle meeldib naerda. Aga sama hästi võib ta suu kriipsuks tõmmata, sest kui naine kütab sauna, ei ole sellest midagi naljakat. Ita Ever töötas terve pika elu Eesti Draamateatris, kus ta võis mängida rolle kuningas Liirist vana teepakini. Aga mida aasta edasi, seda keerulisemaks läheb. Kui ma praegu vaatan oma tööd, mida ma teen, siis kusagilt vahel mulle tundub, et kõike seda ma olen juba teinud, kõik see on juba nagu tuttav vaatajatele ja nagu oodatakse juba minu staažiga näitlejalt võib-olla mingisugust uut plahvatust. Tekivad suuremad kahtlused. Varem ma olin nagu enesest palju rohkem kindel. Mulle tundus, et kui ma tulen proovi, et ma oskan nagu proovi teha. Ma nagu kiiresti haarasin rolli, tundus mulle. Aga nüüd ma näen märksa rohkem juba vaeva. Mulle tundub, et kõik need võtted, mida ma ühe või teise rolli puhul kasutan, need on kõik juba olnud. Niisugune pidev kahtlus on mind saatnud siiski kogu aeg mu näitleja töös. Oma esimese suure rolli tegi Ita 10. klassis näiteringis. Seda nähes tuli tema juurde rekvisiitor ja ütles, kallis laps, teist saab ju näitleja. Kuigi peale keskkooli mõtles Ever minna ka arstiks õppima, siis nii nagu Tšehhovi näidendites unistatakse Moskvasse, läks Ever Kitisesse. Ja sealt suunati ta Draamateatrisse, mis jäi tema kodulavaks elu lõpuni. Aga nüüd tagantjärele tunnen, et need ongi need kõige ilusamad päevad olnud. Kui sina istusid paadininas, pea pärjaga ehitud ja merepritsmed näod. No, neid ei saa enam kunagi tagasi, neid päevi. Aitäh kenade sõnade eest.